No tšau! Me teeme täna midagi väga-väga head, midagi, mis sobib väga hästi lihaga ja väike vihje on teil ka kuskil siin kaadris juba olemas. Ma ei tea, kas te näete seda? Ei näe, jah? Okei. Me teeme täna punaveini kastet. Praegu ma võtan siit küll mõnusat, mul on köögiveinina tegelikult siuke suur pudel, pudel jah, täitsa ütleme kanister selle kohta on ju. Ma kasutan nii kanistreid kui ka tavalisi on ju. Aga mis kanistri puhul on hea, on see, et ta püsib väga kaua värske, nii et kui sa kasutad võib-olla kodus aeg-ajalt teed midagi punaveini kastet või mingit asja punase veiniga, siis on tegelikult hea sellist kanistrit omada. Et mulle see väga sobib siia. Aga võtame siis endale ühe lonksu ja alustame kohe esimesest asjast. Et ma võtan siin šalotsibulad. Šalotsibul on tegelikult väga maheda maitsega, et ta on tegelikult põhimõtteliselt ma ütlekski, et prantsuse köögis eriti just kastmesibul sõna otseses mõttes, et ta sobib väga hästi kastme jaoks, et kui sul šalottsibulat ei ole või sa ei leia seda, siis sa võid selle asemel ka punast sibulat kasutada samamoodi täiesti okei, aga saad natuke võib-olla lihtsamat, et oleneb kus kohas sa käid, et mina käin suures hulgilaos tavaliselt neid ostmas, et ma ei tea, kas oleneb tavapoes, võib-olla on, võib-olla ei ole, aga kui ei ole, võta punast sibulat, sobib ka väga hästi. Nii, aga enne kui ma hakkan siin tükeldama, ma panen kohe juba õli pannile. Nii, ja siis õli on pandud. Paneme siis kütte ka alla. Ja ma panen ta kuskile keskmisele kuumusele, et ta ei tohi väga kuum olla, et muidu me kõrvetame lihtsalt kõik ära. Ja nüüd oleneb sellest, kuidas sinule meeldib. Minule meeldib nii-öelda puhas kaste, ehk siis mina lasen pärast kõik sõelast läbi. Kui sina tahad jätta sibulatükid näiteks sisse, lõika nad ruudukesteks, mina lõikan nad lihtsalt poolkuudeks ja lähevad nad poolkuudena sisse, ma pärast nagunii sõelun nad ära, nii et ei ole vahet. Et ma olen teinud ka tükikestega, oleneb muidugi, mille jaoks sa teed ja mis lisand sul siia kõrvale on. Et tegelikult ma kasutan tihtipeale seda sama panni ka niimoodi, et ma olen teinud enne näiteks veiseliha või beef Wellingtoni. Jaa, beef Wellington. Ja kui sa seda videot ei ole veel näinud, siis ma ei tea, räägi, kas sa tahad mulle või ei taha seda. Aga on meil ilusti ära hakitud. Ma viskan ta kohe meil panni peale. Ja mis me selle sibulaga teeme? Me praeme ta kergelt läbi selliseks mõnusaks klaasjaks, et me ei hakka teda röstima. Me ei taha seda kõrbe maitset, vaid me tahame just sellist kerget magusat maitset. Nii, ma lammutan neid natuke siin laiali. Nii, vaikselt hakkab surisema. Nad hakkavad kergelt siukseks klaasjaks ja läbi kumavaks minema. Siis paneme natuke muid maitseid ka. Ma võtan küüslauku ja küüslaugu puhul ma teda tegelikult ära ei haki. Ma lihtsalt taon ta ära. Taon ta ära. Ma olen täiega badass, taon kõik ära lihtsalt. Ja miks me siis teda tükkideks ei haki, on see, et me saame natuke erinevaid nüansse sellest küüslaugust. Ehk siis pealt ta küpseb natuke rohkem ära, sest ta jääb natuke tooremaks ja annab natuke rohkem seda nii-öelda teravust sinna juurde. Nii, oih. Tule nüüd.
nii, viimane küüslauk ka sisse ja paneme siis tüümianit ka. Tüümianit ma natuke rebin siin käte vahel natuke väiksemaks. Mis aromaatsed lõhnad. Siis ma võtan siit rosmariini ja rosmariini ma peksan siis noa tagumise servaga natuke ära, et ma saaksin natukene neid õlisid rosmariinist välja. Nii, väga hea. Siis segame ja nüüd sa näed, et ta on läinud mõnusalt selliseks klaasjaks. Et ta ei ole enam selline, nagu ta enne oli, vaid ta hakkab kergelt juba läbi kumama. See on väga hea. Kõik on väga hea. Nii. Ja enne kui me saame minu hea sõbra siit panna, siis võiks natukene loorberit ka panna. Panen siia paar loorberilehte ka sisse. Ja saan ta uuesti ära segada. Nii. Issand, kui hea lõhn. Oo jaa, oo jaa. Nii, aga teate, mis osa nüüd tuleb või? Ja veini osa. Ja veini osa puhul on see jällegi, et kui sulle kõlbab teda juua, siis ta kõlbab toidu sisse. Kui sulle ei kõlba teda juua, siis ära pane teda toidu sisse ka. Paneme ta ilusti siia. Nii, väga hea. Siis mu vein läheb jälle siia ootama. Ma tõstan natuke kuumust ja lasen ta keema. Ja nüüd me keedame teda siis nii kaua kokku, kuni meil on siuke, ütleme ideaalis 1/4 tegelikult sellest veinist alles, et ta läheb natuke selliseks klepekaks ja natuke selliseks paksemaks, et praegu ta on hästi vesine. Aga nüüd me keedame teda, aeg-ajalt segame ja siis varsti saame natuke edasi liikuda. No nii, ma siin truult olen oodanud ja vaadanud ja joonud ja võtan natuke veel. Hea kohe, kui siuke kraan on võtta, on ju. Aga tegelikult seda sama veini on pudelis ka, aga ma lihtsalt, kui ikka kokad palju, siis nagu kanister on ka päris okei. Nüüd meil on see kokku keenud ja nüüd, kui sa näed teda lähemalt, ta meenutab natuke siukest nagu moosikest. Et ta on siuke mõnus, kreemine ja nüüd me saame siia puljongi juurde lisada. Mina kasutan ise tehtud puljongit, ma soovitan sul ka. Minul on kanapuljong. Oi, pljääno. Kas sa näed, kuidas see võdiseb? Kui ma tegin seda fit to fat to fit, siis ma võdisesin samamoodi. Aga me paneme selle puljongi siia sisse ja siis me laseme sellel uuesti kokku keeda. Ja nüüd, kui sa mõtled, et kus sa tead, et puljong on reaalne, siis see ongi see sama võdisev asi. Et miks ta meil võdiseb niimoodi? Põhjus on lihtne. Põhjus on selles samas kondi segus, mida me tavaliselt puljongi puhul kasutame, et siit tulebki see mõnus kreemilisus, paksus. Nüüd me sulatame kõik selle siia sisse ära ja see läheb uuesti keema. Ja nüüd me laseme tal uuesti kokku keeda. Keeb siin mõnusalt kokku, mõnus. Ja nüüd me laseme tal vähemalt jälle siuke, ütleme siuke pool kokku keeda kuni 1/3, et saaks jälle mõnusalt paksema kastme. Ja kui ta on jälle meil siin kokku keenud, siis mina ainult ootan tagasiteid. Ei, ega see ei tähenda, et ma joon kogu aeg lihtsalt. Ei, ma ootan tagasiteid.
et natuke läheb meil nüüd siin aega, et selles mõttes kaste tegelikult ise on kerge, lihtsalt see keetmise protsess on see, mis on ajamahukas. No meil on hakanud kaste ilusti kokku keema, sa näed ta mõnusalt kreemine ja siis öeldakse, pane jahu juurde, pane tärklist juurde. Tegelikult ma soovitan tärklist panna, kui sa tõesti tunned, et sa ei viitsi ja sul ei ole aega kokku keeta seda, aga nagu see on maitse, mis siit kõik tuleb. Nii et sa mõtled, praegu on valmis, on ju? Ei ole. Ma muidugi kasutan gaasipliiti praegu. No see on okei. Nii, nüüd tuleb viimane etapp meil. Me hakkame ka väikest emulsiooni siin tekitama. Me paneme selle või siia sisse. Kogu või paneme sisse. Sellepärast, et südamerabandust ei ole veel keegi saanud, on ju. Et natuke ikka rasva ka ja siis me hakkame teda segama siin. Jaa. Jaa, nagu vaata seda. Vaata lihtsalt seda. Issand, kui hea see praegu on. Ja see lõhn. Tõesti, see on nagu, see lõhnab lihtsalt nii hästi praegu juba. See on mega kreemine praegu. See on nii ilus lihtsalt. Oh my god. Ja see lõhn. No nii. Meie kaste on põhimõtteliselt valmis. Ja nüüd ainuke asi, mis me teeme, vaatame, proovime, kuidas ta meil maitseb, on ju. Et alati mina maitsestamise jätan viimaseks, soolpipar, on ju. Sellepärast, et puljon kannab oma maitse juba ja kuna me puljongis, või mina kasutan puljongis natuke ka soola, siis tuleb vaadata, mis siin vahepeal toimunud on. Oh my god! Oh my god, see on nii hea. Hästi natukene. Natuke pipart ka. Segame korraks uuesti läbi. Jaa. Ja nüüd, nagu ma ütlesin, kui sa teeksid neid väikseid kuubikuid, siis väikeste kuubikute puhul on see, et korjad ainult rosmariini ja tüümiani oksad ära. Kui sa aga jätsid samasugused poolsektorid nagu mina ja ei taha seda... Oh my god, kui kreemine see on. Ja kui sa ei taha... Ma räägin oma ette vahepeal lihtsalt. Ja kui sa ei taha seda nii-öelda seda tükke sinna sisse, siis lasem läbi sõela lihtsalt. Perfect. Ja sellepärast mulle meeldibki oma puljongit ise teha, sellepärast, et see maitseb lihtsalt nii hästi. Viimane etapp. Paneme sõelast läbi. Nii, ja siis pott lendab meil minema. Ma natuke pressin siit veel neid mõnusaid mahlasid välja ja see on nii mõnusalt paksuks läinud, issand. Kui midagi peab paks olema, siis see peab kaste olema, nagu see peab reaalselt kaste olema. Ja me saavutasime mõnusa kastme ilma jahuta, ilma tärkliseta. Nii et saab küll teha, on ju. Serveerime ta siis natuke ilusamasse nõusse ka. Ja nüüd ma ütlen päris ausalt, et siia kõrvale üks beef Wellington on nagu ideaalne. Oh my god. Oh my god. Okei, ma pulbiga päris ei hakka sööma. Ma ei tea, mida ma üldse söön siin nagu. Nagu reaalselt. Vaata, minu puhul on see, et ma olen korduvalt väljas käies öelnud, et miks ma pean maksma millegi eest restoranis, mida ma oskan tegelikult ise paremini teha. Ma tean, see kõlab veits nagu ülbelt, aga reaalselt
sa ei pea maksma tegelikult millegi eest, mida sa saad ise kodus paremini teha. Nii et proovi järgi, teeme Beef Wellingtoni kõrvale ja läheb, on ju. Davai, tšau!